Head sõbrad, palju õnne Prantsuse riigile ja rahvale riigipüha puhul. Prantsuse hing ei tunne piire ja Prantsuse riigi motos on sõna vabadus. Ja vabadust kaitsevad ja riikide iseseisvust kaitsevad kõrvuti liitlastena nii Prantsusmaa kui Eesti. Mul on hea meel, et Prantsuse piloodid osalevad meie õhuturbe operatsioonil Eestis, et Prantsusmaa panustab NATO üksustesse Balti riikides ja samamoodi võitlevad õlg õla kõrval rahvusvahelistel rahuvalvemissioonidel Prantsuse ja Eesti sõdurid. Veel kord, vabadus jääb alati kestma, kui jäävad kestma vabadust armastavad rahvad ja vabaduse iha põleb nende rahvaste südames aegumatult. Palju õnne, kallis Prantsusmaa! Vabadus on minu jaoks üks euroopaliku ühiskonna põhialuseid, et see on meile väga tähtis, inimestele praktiliselt eluliselt tähtis mõelda, mida me soovime, tegutseda nii, nagu me tahame, armastada neid inimesi, keda me soovime ja ka toetada poliitilisi seisukohti just selliseid, nagu me peame õigeks. Kahjuks enamusele inimestest maailmas niisuguseid võimalusi täna ei avane, et elada liberaalses demokraatias, euroopalikus ühiskonnas, kus toimuvad vabad valimised ja toetatakse õigusriigi põhimõtteid, et see on suur privileeg. Eriti siin Eestis teame seda, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Sellest tuleb kogu aeg võidelda ja kogu aeg vabadusi esile tõsta ja toetada. Ja eriti niisugused tähtsad päevad nagu riigi sünnipäevad on selleks väga hea võimalus. Vabadus on kui sõõm värsket õhku. See annab meile julguse unistada, armastada ja uskuda sellesse, mis meid tõeliselt õnnelikuks teeb. Aga me ei tohiks kunagi võtta vabadust iseenesest mõistetavalt. Selle nimel on aastasadu võideldud, valatud pisaraid ja loomulikult ka kaotatud elusid. Seega, kui me saavutame vabaduse, annab see meile ka tiivad. Palun hoiame seda vabadust. Vabadus minule tähendab seda, et mul on loodud eeldused loovuseks, edasiminekuks, oma arvamuse väljaütlemiseks, oma tegevuste ja selle, mida ma pea vajalikuks, võimalikuks elluviimiseks. Vabadus gastronoomias on eriti oluline. Vabadus valida tehnoloogiat, vabadus valida produkte, vabadus teha erinevaid kombinatsioone, alates prantsuse klassikast, alates Louis XIV ajast ja lõpetades tänaste Prantsuse Eesti kokkade suur nimedega. Vabadus on toonud meile seda, et 15 ja 16 oktoober Tallinnas toimub gastronoomia suurpidu, suurvõistlus 20 Euroopa tippkokka osavõtul, kus pinged pakuvad ka Eesti gastronoomia parimat. Bon fête national!